6. käik. Tervist, lugupeetud rallisõbrad, on 15. veebruar. Meie kell näitab 14.29, hakkame salvestama selle nädala esimest 6. käiku ja sündmus, mille puhul me selle teeme, on loomulikult Rootsi MM-ralli. Teine etapp siis tänavusest WRC kalendrist. Saatejuht täna Gunnar Leheste, homme Eigo Kaljurand ja siis jälle Gunnar ja jälle Eigo. Ja teisel pool lauda oli, on ja jääb Roland Poom, ekspert. Ma tänan, ma võin siis arvestada nagu oma sissetulekut hulka julgelt, et see on mu töökoht ja siin ma olen ja siia ma jään. Jah, me teeme suga lepingu, vaata lepingu tuleb kirjutada, kus su töökoht on ja selleks, et sa ei saaks meilt komandeeri või neid Rakverest siia tuleku rahasid nuiata, siis me paneme su töökoha siia. Tavai, mind võib üle lasta, ma olen selline sõbralik. Naljaks, ilusat sõbrapäeva sulle tagant järgi. Sulle ka vabandust, ma ei kirjutanud sulle Kuskil äkki on veel 14. Kuskil äkki on, loodame. Jah, see kirjutab mulle, ma ootasin. Jaa, kahju. Kurb, ma ei kirjutanud mitte kellegile. Millist imalat romantilist komöödiat pidid siis vaatama? Mul läks väga hästi, et ma ei pidanud mitte midagi vaatama. Laskesuuska võis vaadata? Ja vaatasin. See oli ülilahe ja mul oli üle pika aja jubedalt hea meel laskesuusatamist vaadata. Olid näpud püsti? Üksinda teleka ees diivanil ja kõvali. Ja, mul oli viimati näpud püsti Tuuli, kui tegi oma selle 10. koha ja siis samal nädalavahetusel Kristjan ka, siis ma aplodeerisin lausa püsti seistes. Suurepärane algus sellele nädalale igal juhul sportlikus mõttes oli ja loodetavasti see jätkub siin Rootsis. No täna juba õhtul tuleb ilmselt medal. Rootsist. Ei, see mitte Rootsist, see paaris segateate sõit, Eestistel alati sobinud. Jaa, sealt on ju tulnud isegi poodiumite. Jaa, teine koht vist oli. Jaa, nii et selles mõttes see sportlik nädal on olnud juba äge ja ma loodan, et see emotsioon kandub siia Rootsi rallile üle, sest eestlasi on ju stardis meil palju. 4? Jaa, 4 ja just natukene sirvisin, mõtlesin, vaatasin enne siia tulekut, et kes mida teinud on ja Otist me ei pea rääkima, ta on seal käinud nii palju, aga Georg Linnamäel peaks olema 4. MM-ralli Rootsis, Jeetsil vist äkki 3., kui ma nüüd ei eksi, või 2. Ja Roomet Jürgenson. Esimene ja selles mõttes tegelikult me võime ka öelda, et debüüt MM-il, sest ta küll sõitis Rally Estoniat, on ju. Aga see oli ikkagi mitte MM-punktidele sõit. Nii et selles mõttes võime öelda, et Rometi debüüt siit tuleb. Sissejuhatuseks veel enne, kui me loodetavasti saame ka varsti Kaspariga rääkida. Kaspar räägib hetkel Otiga. Kuidas vaatasid Shakedowni? Ma vaatasin... Ma saan see hea loo kohe rääkida. Ma vaatasin Shakedowni niimoodi, et mul hambaristi aeg. Ma käisin hambaristil hommikul ja mul juba hambaristi aeg tiksus paar minutit. Mis viga oli? Kuule, üks sammas vajas suuremat tööd natuke, nii et ma küsisin ka enne, kui nad tuimestust tegema hakkasid, kas ma ikka nagu paari tunni pärast rääkida saan või lõuksin laua taga vastu maad, et ei ole probleemi, saad rääkida paari tunni pärast, vist on okei. Aga jaa, ma pidin isegi mõne minuti üle laskma sealt, ma ütlesin, et oot, kohe tuleb, Katsuta veel oli vist seal, ma ütlesin, oota natukene, kohe tuleb. Katsuta tuleb, siis ütlesin, et okei, paar minutit ootame. Okei, no mul on ka väike lugu, ma käisin Pässa rabas. Vaatasin sealt Shakedowni, istusin rahulikult pingi peale, ühtegi inimest ei olnud, aga kui välja hakkasin minema rabast, siis üks tuli vastu, mina noogutasin viisakalt, tema ei noogutanud. Nagu eestlane ikka... Tema ei noogutanud. Otsa ei vaata tegelikult? Otsa vaatas, aga ei noogutanud. Okay. Mis valu sul on sõbrale? Eestlased, nagu me kõik oleme, ütle tere! Ja minust on kõige parem need kohad, kus oledki kaks inimest saavad kokku Eestis ja lihtsalt nagu... võib-olla otsa vaatad, aga... see oli nagu Westernis, ma nägin pikk sirge, et tuleb juba 100 meetri kauguselt. Ma mõtlesin, kuidas see kohtumine saab olema. Välismaal vähemalt on sellega lihtne, kõik ütlevad, siis ütled ka kohe tere, aga Eestis tekib alati see moment, et mis ma nüüd teen, kas ma ütlen tere või ma lihtsalt vaatan otsa. Ei no, Ameeriklased oleks juttu hakanud rääkima. Kuidas seal pool oli? Kuidas ilm on, jah? Aga ei, soovitan kõigil ikka uskumatult vinge asi on meil siin samas südalinnas praktiliselt. Jaa, muidugi. Ma ise vist ei ole käinud. Aga seis siis selline, et Esa-Pekka Lappi juhib meil seda Shakedowni, mida tema ja veel mitmed kodanikud on juba 4 korda läbinud. Adrien Formeau, teine, Ford Pumaga.
Jutt käib siis 5,4 kilomeetrist, aga noh, näitab ka seegi midagi, sest meil on 2 katset siin nädalavahetusel, kus sõidetakse 5 kilomeetrit. Ja nii on. Aga Adrian peab ikkagi mainima, et see Formeau 4. tiiru aeg on ikkagi, nüüd tiiru, ma nüüd räägin siin juba nagu laskesuustamist. 4. tiiru aeg. Pikali läbimine. Et tegelikult nali naljaks, aga 4. ringi aeg Formeau'l oli ikkagi, peab ütlema, üllatavalt hea. Et aega võttis, aga see loo üles sai ja ma pean ütlema, et isegi natuke võib-olla paneb mõtlema selle ennustuse peale, et kas ta peaks sinna top 5 panema, aga jube palju tahtjaid on sinna top 5, ma arvan, see nädalavahetus. Jaa, Ott, meie mees siis 3, samuti 4. läbimisel teinud oma parima aja. Mis see 4. läbimisel toimus siis? Läks kiiremaks nii palju? No vaata, talvel on see, et eriti praegu, kusjuures viimaste aastate kõige paremad olud selles mõttes lume mõistes praegult, et lund on ju meeletult palju ja alles siin mõni päev tagasi tuli kõvasti lund juurde. Et mis tähendab seda, et tegelikult siin võibki julgelt öelda, et 30 autot läheb läbi ja ikka veel see tee läheb paremaks. Mis, me võime öelda kohe, et siin on Neville hakkab kõvasti kaotama, iga autoga läheb nii palju tee kiiremaks, et kui 4. tiir tehakse parimaid aegasi, siis see tähendab, et olud on ideaalsed tulla tagant poolt. 4. kohalt leiame Kalle Rompera puhkuselt naasnud noormehe. Pole tema veel 4. tiiru tulnud. Ma arvan, et äkki tulegi sinna 4. tiiru. Temal on parim teise tiiru aeg. Jaa, mis on hea näite selles mõttes, et kui ta teises sõitis samaväärse aja põhimõtteliselt ligilähedale, mida teised mehed 4. ringiga sõitsid, et Kalle Oog on päris raju peal ja tegelikult seda ju võis arvata kohe pärast Arktikut, et ta tuleb ikkagi siia võidu peale sõitma. Aga teises tiirus oli kiire ka selline mees nagu Georg Linnamäe ja 10. koht Oliver Solbergi järel. Selle ees on siis 8 Rally 1 masinat, siis tuleb Solberg Škoda Fabiaga ja Georg Linnamäe, Toyota Yaris. Märgime ära, et esimese shakedowni läbimisel oli Georg Linnamäe 4. Kaotust Solbergile täpselt sekund. Nii et päris kõva hoog on peal. Jaa, ma arvan nendest oludest ja rehvidest ja sellest, kas need rehvid haakuvad või mitte, saame veel rääkida. Teeme katse nüüd Kasparile, kes ütles meile 3 minutit tagasi, et 3 minuti pärast saab rääkida. Ja nüüd on meil siis otseühendus Uumeaga. Tere Uumea! Tere Tallinn, Kaspar siinpool. Kuidas siis on? Lund on üle pea, kaevasid välja, et meile väike kõne teha? Kaevasin jah, tegelikult siin lund on palju, aga selles mõttes ei ole liiga hullu, et teed on autode jaoks vabad. Tõsi, inimesed peavad ka autoteel käima, sest et kõik ülejäänud on lund täis ja lund kokku kuhjatud. Aga muidu on see Uumea siuke tore vaikne ülikooli linnake. No mina käisin Rootsi rallil siis, kui see oli veel seal Torsby lennuväljal, middle of nowhere, mitte kuskil. Kuidas seal Uumeas lood on? Kuidas sul hotell on ja milline see linn üldse välja näeb? No linn ongi siuke väike Skandinaavia linn tüüpiline, ma ütleks, olles käinud täpselt ühes. Siis linn on väike, jõgi läheb läbi. Ma ise ööbin täiesti kesklinnas, et selles mõttes on mõnus söögikohad, poed, kõik on lähedal ja rallipark on ka üks meediakeskus on siis umbes 20 minuti kaugusel ja siis Red Barn Arena, kus neid Uumea sprindikatseid ja kus ka pooled meediatsoonid on. Need on jala umbes sama palju, aga natuke teise suunda. Milline see sprindikatse välja näeb? Ma ei ole jõudnud veel sinna. Ta peaks olema sama, mis ta siin eelmistel aastatel on olnud ja telepildis tuttavaks saanud. Tulid just intervjuult, kellega rääkisid ja mida rääkisid? Jaa, just jõudsin. Ma rääkisin kõikide eestlastega, ehk siis Tänak, Jürgenson, Jeets ja Linnamäe. Kui nüüd see saab läbi, siis ma saadan 2 tegi videosse, need saadan ka Tallinna poole. Ja Tänak oli ainus, kes käis 5 korda testikatsel. Ja sellepärast tuli teda ka natuke kauem oodata, et temaga ma rääkisin kõige viimasena. Aga mis see põhjus oli, miks ta nii palju käis?
otsis autoga tunnetust veel juurde, sest et Hyundai ju teatavasti erinevalt Toyotast ei teinud väikseid rallisid vahepeal. Et neil olid ainult oma üks testipäev per nägu ja samamoodi ka lappi käis 4 korral. Et eks nad mõlemad otsisid lumel õiget tunnetust ja seadistust ja nagu Tänak ütles, siis ei ole lihtne, kui on nii-öelda uus ralli jälle, ütleme teine auto, et see kohanemine, see kõik võtab natuke aega. Mis Ott ootab, millist konkurentsi võiks pakkuda? Ma küsisin talt, et arvestades, et ta stardib 3. kus ta reede õhtuks rahul on, siis ta ütles, et praegu on veel raske öelda seda võrdlusmomenti. Ühesõnaga, eks paista, ega mis sinna ette ennustada, nagu nimetatud. Mis nägudega meie teised Eesti poisid olid? Optimistlikud. Linnamäe, Jeets, Linnamäe, kui ma ei eksi, oli Rally 2 autode seas vist teine, kui ma mingi hetk vaatasin. Siiamaani. Tema oli rahul, ütles, et on Toyotaga kohanenud küll, et nipet-näpet veel, aga suures plaanis on rahul. Jeets oli ka optimistlik ja rääkisin Jürgensoniga ka, kes teatavasti alustab junior WRC hooaega. Et temal on kõige olulisem see, et ta näitaks stabiilset arengut ja kiirust, et neilt kohe siin esimene aasta kohe MM-tiitlit ei nõuta ja mis veel, tema puhul on see, et tal on ka tegelikult alles teine talveralli üldse, nagu siuke korralik, et Aaluks näiteks käis jaanuaris, nüüd on siin, tõsi, nad said vahepeal tänu FIA rallistaarile ka Norras testida. Aga jah, tema puhul on kõige olulisem nii-öelda ralli lõpetada ja olla, põhimõtteliselt olla heas vormis. Mis on number 1 jututeema, kui nüüd leida mingi ühine pidepunkt kõikide pilootide vahel, keda sa oled lugenud, näinud, kuulnud? No olud. Kui palju seda lund ikkagi puhastama peab hakkama. Et rääkisin põgusalt ka teistega ja see lumesahk peaks käima hommikuti üle, ma sain aru, et äkki 2 tundi enne katse algust. Et siis ta käib üle, mis Neville'ile, Evansile eelkõige on muidugi väga uudis, et põhiline jah, see olud ja sest lund tuli see vahepeal palju, ma siin linnapildis, nagu ma ütlesin, neid lumekuhki on siin oma jagu, aga jah, tee peal ka, sest et nagu Tänak ütles, et veel teisipäeval olid väga ideaalsed olud, aga siis kolmapäeval hakkas väga palju lund tulema, et jah, põhiline ongi see, vähemalt praegu, et kui suur homme tee puhastajatel see kadu saab olema. Mis ilmateade räägib? Ilm on umbes sama külm nagu Tallinnas, -10 alla, ma ütleks. Et siin praegu, ma olen nüüd mõni tund olnud meediakeskuses, ma ei ole välja jõudnud vaadata, aga vähemalt hommikul otseselt lund ei tulnud. Kas eestlasi veel paistab? Jaa, minu vastas istub Timonis. Tervitused Timole. ja aga väljaspool ei ole hetkel veel märganud. Aga mul on plaan ka sinna mingi õhtu vähemalt ka sinna Red Barni Uumia katsele jõuda. Kas mingi afterski on ka kuskil? Eile oli üks tutvumispidu, aga sinna ma ei läinud, nokitsesin tööd ja... Kas see oli meedia tutvumispidu või? Ja see oli suur tutvumispidu Mingle, nagu meil ka Delfis on teatavasti. Ja sinna oli meediaga kutsutud, aga isiklikult eile ei läinud. Lasid võimaluse käest, ütleme nii? Nautsin snitslit ja nokitsesin tööd, et mis seal ikka, ja küll jõuab veel. Kuule, aga säästame, või tähendab, mitte ei säästa, vaid säästame rallifänne sellest kimbatusest ja saada need videod nüüd teele. Paneme sinuga siit kõne kinni. Jaa, teeme nii. Jõudu. Tavai, jõudu. No vot, sellised lood siis Kasparil. Jaa, tead, ma lihtsalt siin jäin junior WRC-d praegu vaatama, et ilmselgelt see nädalavahetus me räägime ka, ma arvan, junior WRC-st väga palju, et ma ise enne siis Shakedowni või startlisti vaadates eeldasin, et Bruno Pulaatsia, kes on Marko Pulaatsia vend, Rally 2 tuli nüüd Rally 3 autoga sõitma, on Shakedownil päris korraliku avarii teinud. Ja see auto näeb selline välja, et kiireks läheb selle korda tegemisega. Et
teatavasti M-spordil seal 19 autot rivis, junior WRC autot, mis on läbi aegade rekord ja nad olid väga hädas mehaanikute leidmisega, siis loodame, et piisavalt mehaanikuid ikka on, et täna see auto veel korda saab enne esimest katset. Ma arvan, et tegelikult see tüüp on, kes võiks olla ka päris kiire siin Rootsis selles junior WRC arvestuses. No ma vaatan, siin pole isegi esiklaasi, mis on vist kõige väiksem mure selle auto juures, aga jah, see esiots seal on kuidagi päris katki, et no vaatame, loodame, et ikkagi jõuavad. Meestega on korras, ma loodan. Ja, info on, et on kõik hästi. Aga näeb vist välja seda moodi, et lihtsalt nagu lumevall või? No ta on ikka ümber käinud ja ilmselt lumevall on ta ümber visanud, et aga see esiots on kuidagi huvitavalt katki, et lume peal vaata see tavaliselt see ümber viskamine ja kui natuke rullud, siis rullud seal lume sees, suurt midagi ei juhtu, lükkad ratastele, paned edasi, aga see on kuidagi ikka nagu vist kuhugi veel pihta saanud, et see esiots tundub kuidagi jube katki olevat. Äkki ilmuvad videod ka, kuigi ebatõenäoline. Jaa, aga hakkame otsast peale kuskilt minema või? Sõitjatega, kes mida võiks teha siin? Hakkame sealt oludest ikkagi pihta, et mis mulle jäi kõrva seal samas Pässa-Rabas kuulates neid katselõpu intervjuusid, ma tahaks kõigepealt Elvin Evansist rääkida. Ma arvan, et üks põhjus, miks ta pole tulnud maailmameistriks, on see, et tal on nina lihtsalt kogu aeg vingus. No, hästi, näeb välja nagu, et ta on vägisi sinna autosse pandud, et nii raske on kogu aeg ja ma ei tea, seda lahtist lund on ikka nii palju, ma ei tea, kuidas me siin hakkama saame, aga ütle nagu välja, et mis sa nagu siis tahad, et tehtaks? Kas me teeme selle kvalifikatsiooni katse toome tagasi või mingi muu süsteem, et sul oleks nagu ausam rajale minna ja et seda vingu nagu ei tuleks? Lihtne mulle öelda, kas ma kordagi pole ralliautos veel istunud, aga ei, ma olen nõus, ma olen selles mõttes nõus, et tegelikult no Evansi puhul ma arvan, et see tegelikult ütleme siis selle kohta ving, et see ving hakkas pihta Soomes Arktiku rallil, kui ta sai aru, et Rovanperä on tast ralli lõpuks rohkem kui minuti või suht täpselt minuti võrra kiirem, mis tähendab, et olukord ei ole hea. No Evansil on kindlasti õlul selline koorem kanda, et tema on Toyota esinumber see aasta. Mis tähendab, et mingid pinged hakkavad tulema, vaja on tõestada, vaja on häid punkte tuua. Lisaks Toyota ütles, et Evansit meistritiiti puhul aitama ei hakata. See tähendab, et Ogier, Rovanperä ega keegi kolmas ei hakka tulema eest ära, et Evans rohkem punkte saaks, mis on kõik see kompott kokku, ma arvan, on tal selline päris keeruline olemine tegelikult üldse seal. Ja nüüd selles mõttes tegelikult Evans kiiretel katsetel on hea. Me oleme näinud seda Soomes, me oleme näinud Eestis, ta on kiire. Selles ei ole kahtlust, aga lume peal ei tule tal see kuidagi üldse välja ja ei ole ka varem tulnud, et ei ole sellist võitja kiirust olemas kunagi olnud tal lume peal. Nii et tegelikult eks ta natuke peab ennast võib-olla siin kaitsma ja juba ette annab teada, et ega liiga palju talt oodata ei ole. No see Toyota sisekliima ja need käsklused või mitte käsklused, ma arvan, et see saab olema selle hooaja läbiv teema, sest nii kaua, kuni Latvala pole öelnud, et mõnele mehele, et tõmba eest ära. Ma ei taha olla see, et pärast näete on ju, aga natukene ka olen, sest kui peakski võtma tiitli, ütleme Ott või Thierry, ja just selle pärast, et kuskil ei tulnud Ogier või Rovanperä eest ära. Et see punkti vahe jääb mingi siuke 7-8, ütleme, 9. Isegi siis sa võid näpu peale panna, et kuule, oleks Ogier seal vähe lõdvemalt võtnud ja Rovanperä seal, et lõpuks ta tulistab ise jalga võib-olla endale. Selles mõttes ma olen nõus, et ilmselgelt on Toyota eesmärk tootjate tiitel, aga kui seal samas juures on võimalik aga see on võimalik ka nii võtta, et sa võtad need tiimipunktid sama palju. Jah, täpselt, et kui ega ju seda vangerdust ei hakka mitte keegi kunagi tegema, et me loovutame koha mingile konkurendile. Seda tehtakse ainult võimaluse piires, kui on näiteks võimalik 3. ja 4. koha switch teha või näiteks. Ja kui seda öeldakse, et seda ei tehta, siis see tundub nagu natukene veider. Me võime, minu meelest sellest on juba nii palju räägitud, et lappi eesmärk on siin võtta teistelt punkt ära ja kui on võimalus teha switch, ehk lappi teab juba praegu ette, kui Neville on tema taga või kui Ott on tema taga, ta tuleb eest ära.
ja nii on, sest tema sõidab poolikut hooaega. Minu meelest see tundub nagu nii no-brainer, et kui sa sõidad poolikut hooaega, siis sa aitad seda venda, kes sõidab täishooaega. Vahet ei ole, kas sa oled ühekordne maailmameister, kahekordne või ma ei tea, 7-8-kordne. Ma ei tea, see on minu personaalne arvamus samamoodi. Kui seda ei tehta, siis ei tehta ja noh, kahju ongi Evansist võib-olla ühel hetkel, et me teame, et tal praegu see Rootsi on keeruline, siit võib-olla ei tulegi sellist kohta, et nagu oleks mingit switchi vaja teha. Aga hooaja lõpus võib-olla see koht, kus nagu sa ütlesid, et ongi nagu lähedal teistele. Aga siis nagu tagantjärgi enam ju midagi enam ära ei tee, noh. Ja Kalle Roompere, noh, nüüd öeldi, et noh, tere tulemast tagasi ja kas sa igatsesid meid ja tundub ikka kuidagi, ma ei taha öelda vale, vaid lihtsalt võõras, et ta nagu vahepeal ära oli. Ja, seda küll, ja mul oli ka võõras vaadata, et kuidagi jah, naljakas. No tegelikult kogu see Kalle eemale jäämine oli kuidagi võõras, kui see info tuli ja tuli ka ju Neville'ilt ja Otilt kommentaare selle kohta, et kui nagu noor mees juba ütleb, et ta ei viitsi rohkem sõita, et see on midagi nagu pahasti. Et kui sari ei paku piisavalt pinget, et panna edasi, et eks kogu see teema on jube veider olnud ja võt ei oskagi aasta lõpus saame sellel aastal tagasi vaata, siis vaatab, mis nagu toimus, sest praegu tundubki kuidagi kõik nagu imelik. Ma ei tea, kas nii on õige öelda, aga kuidagi midagi nagu on imelikku. Jaa, aga õnneks on see, et huvi on jälle inimestel laes. No. See näitab meie kuulajanumbrid. Ma kuulasin hommikul konkurent meediamaja podcasti ja ütlesid, et neil on ka rekordkuu, et meil ka. Paneme edasi. Jaa, absoluutselt. Ja nagu ma eelmine ralli välja iskasin, siis me soovime olla number 1 podcast Delfis. Nii et kuulake ikka edasi ja kuulake täiega. Ja me ei saa ikkagi salates, tegelikult ju on kogu see kompott, mis on selle kõik nii veidraks teinud, tegelikult on ta ka omamoodi põnevaks teinud. Olgem ausad. No, meie vaatame ikkagi see, et Ott vahetas tiimi ja punktisüsteem on teine. Ja, loomulikult. Ega see üks punktisüsteem on see sama osa sellest, et nagu kuidagi veider on see olemine siin see aasta, et midagi nagu teistmoodi. Aga see on ka see osa kindlasti, mida me tegelikult tahame ja ühel hetkel saame siis aru, kas see oli hea või oli halb. Aga teed puhastab siis Thierry Neuville. Monte Carlo ralli võitja teab, et Rootsis tuleb olla teepuhastaja ja algas tema shakedown siis väikse viperusega. Ei töötanud tal raadioside. Me ei ütle, mis see interkom ei ole raadioside? Sidesüsteem, jah, ikkagi. Kiivri. Omavahel, siis meeste omavaheline kommunikatsiooni. Küsiti, millal avastasite 2 minutit enne starti. Ma arvan, et oleks mingi Sordo või kuskil Lõuna-Ameerikas keegi, nendel suu ju käib kogu aeg. Belgiastel hakkas suu käima alles 2 minutit enne starti. Et siis avasid. Huvitav on see, et tegelikult ju siis alati on ju varusideboks ka. Oota, aga räägi nüüd see, et kui ta nüüd tõstis seal midagi käega selle suu ette, et kuidas ta siis ikkagi saab rääkida? Kuidas ta saab kaardiga suhelda? Side ei ole? No ma kardan, et see ikkagi päris nii ei olnud, et nagu side puudus täielikult, et võib-olla seal oli hakkis jah, või vahepeal ei olnud. Kas see on sideboksi viga või kiivri viga? Igas autos on olemas varu sideboks ka. Ehk vahetad juhtmed ümber kiivri sees ja läheb uus sideboks tööle. Nii et tõenäoliselt see viga ei olnud 2 minutiga, no selle vahetus võtab aega 10 sekundit. Et pigem võib-olla oli siis kuskil kummagi kiivri probleem see, et korraliku sidet ei olnud. Tõenäoliselt seal kuigi palju ikkagi seda oli, jah, et midagi natuke saadi aru ka üksteisest, aga tõenäoliselt jah, mitte piisavalt palju, et sõita kiiresti. Aga kui suur see teepuhastaja roll saab siis Rootsis olema, arvestades, et sõitjad millegi pärast kõik teavad, et tuleb sahk? Esimese rekkepäeva ajal mehed ütlesid, et väga hea oli. Ei olnud üldse probleemi. Nüüd vahepeal siis sadas kõvasti lund maha ja hetkeseisuga on olud sellised, et ma ütleks, et esimesed 3 meest kindlasti paned sahka. Edasi juba hakkab mingi joon tekkima. Ütleme, esimene on väga seda, et räägitakse, et tuleb see päris sahk. Ja ma mõtlengi, et nendes oludes, mis praegu on, esimesed 3 meest kindlasti peaksid see joont sisse sõitma, sest see on suht pudru seal. Kui tuleb sahk, siis tegelikult see olukord läheb oluliselt paremaks. Nii palju võib Neville'i päästa see asi, et mitmed teed on ikkagi seal, mida ei kasutata igapäevaselt. See tähendab, et ei lükata ka igapäevaselt. Põhi ei ole jäetunud, ehk siis see kruus tuleb ikkagi üpriski lihtsalt välja ja ma arvan, et Neville'i võib see veidi ikka päästa, aga reffidele saab see olema väga raske.
et ma arvan, et siin saab olenema täiesti, ühel katsel on nagu okei enam-vähem sõita, et ei ole liiga suur kaotus seal esimesena tulles, mõni katse on nagu ma arvan päris raju ja kui me vaatame eelmisi hooaegasi, kui näiteks eelmine aasta vist Rovanpera kaotas esimese päeva lõpuks äkki 30 sekundit, siis ma julgeks arvata, et see ralli, see kaotus võib olla isegi suurem. No räägitakse, et kõige raskem saab olema rehvidele reede ja laupäeva pärastlõuna, eriti just need nagu teised läbimised ja just seetõttu, et seda jäist pinnast ei ole. Jaa, täpselt, ja need ongi need katsed seal, mida ei kasutata igapäeva sõiduks. Noh, kui on nii-öelda igapäeva metsavahetee, siis teda hoitakse puhtana, pinnas saab ära jäetuda. Kui neid ei kasutata, siis seal on lihtsalt põlvini lumi ja nüüd enne rallit on ta siis ära lükatud ja põhi on täiesti lahtine kruus tegelikult. Et noh, see tapab rehvid väga kiiresti ära, et ma võin lihtsalt tuua hea näite 2020 Rootsi ralli, kui ma sõitsin. Siis see oli aasta, kus jääd põhimõtteliselt pidi nagu otsima taga, et põhimõtteliselt oligi kõik kruus ainult, vihma sadas. Siis esimene katse, kui ma peast ütlen, ütleme 15 kilomeetrit katse, siis pärast sellist 7-8 kilomeetrit ma tundsin, et rehv on otsas juba. Ja tegelikult oli ju terve ring vaja sõita, et see kruus sööb selle väga kiiresti ära. 2020 oli veel seal allpool see ralli? Jah, see oli seal Torspis. Teisena läheb siis Elvin Evans, temal natukene juba peatusime. Oota, ei, mitte ei lähe teisena. Mul on valepidi natukene. Ikka läheb teisena jah, sest Ožeed ei ole ju. Ja kolmandana Ott, kolmas on siuke vist okei või? Ütleme, ei ole maailma parim, ma arvan, tänastes oludes, aga ütleme jah, okei. Et ilmselt seal 5 oleks juba päris hea. Aga ma arvan, et kolmandalt kohalt startis on juba nagu võimalik midagi teha. Törtvis tegi ka sellest lumesahast loo ja seal siis Lappi ütles, et mina küll ei taha, et see lumesaht oleks. Mulle sealt 8. kohalt sobib väga hästi. Sama on Kalle Rovanpera, kes ma arvan sealt tagant tulles, kui peaks see lumi olema nagu või juurde vahepeal sadama, siis nagu me hakkame nägema väga suuri vahesi, et Kalle suudab, ma arvan, ma kujutaks ette, et hetkeliste seisudega Kalle suudaks nagu katsete peal võtta nagu võib-olla 20-30 sekki per katse juba seda aega tagasi sealt tagant tulles, et igal juhul talve eripära on see, et see tee läheb kogu aeg paremaks ja kui esimesed 5 sõidavadki, oletame seal jäise pinna peal, see kruus tuleb välja, seal kruusa peal tekib ikkagi oluliselt suurem pidamine lõpuks ja tagant tulevad ja võtavad ära selle aja, et nii ta kipub olema, jah. Aga midagi veel teha, vaatad sellele stardinimekirja otsa ja paistab, et ainult 5 meest on siin põhimõtteliselt poodiumi konkurentsis. No jaa. Kui ei juhtu midagi kellega, siis on formool ka võimalus, on ju. Aga jah, selles mõttes, et minust iga hooaja algus on selline hästi keeruline nagu üldse mingisugust, kas või mingit ennustust teha, sest need on nagu nii spetsiifilised rallid, et me peame ka arvestama stardipositsioone ja kõike muud, et lõpuks, kui me jõuame sinna kruusa hooajani, et siis hakkab nagu mingisugune päris asi pihta, kus me saame nagu päriselt inimeste või sõitjate kiirust aru, sest täna nagu me võimegi põhimõtteliselt nagu mina julgeks Neville'i jätta top 3 kohe välja. Et sealt esimesena startidest nagu ei ole võimalik. Ma ei tea, kui see sahk lükkab seal kruusa välja, siis on võimalik, aga nagu muud moodi ma väga ei näe seda, et see oleks võimalik. Et eks ta selline hästi spetsiifiline ralli on, samas seda vaadata see aasta kõrged vallid. Nii et isegi kui 5 meest on, kes suudavad sinna sõita, siis tegelikult tõenäoliselt on 3 meest, kes nagu päriselt hakkavad sinna sõitma. Spetsiifiline ralli. See jutt on aastast aastasse, et esimesed rallid ei näita midagi, aga lõpuks on meil neid spetsiifilisi rallisid siin alguses 4 tükki. 4 korda 3 on palju? 12. Lauas on mitu punkti, siis 120 punkti. Jep. Et võtad need 120 punkti ära ja siis hakkad alles kiirust näitama. Et tegelikult on ju, iga ralli on ju punktid mängus, et sul tuleb olla kiire igal pool. Ja nii on. Aga jällegi, kui me toomegi Neville'i näite, siis ta ongi halvas olukorras, aga sa ei hakka Montesoogu maha laskma, et Rootsis oleks natuke parem stardipositsioon, et mis Neville peabki tegema, on see, et reedel ta võtabki oma kaotuse ära ja üritab laupäev, pühapäev loodetavasti saab parema stardipositsiooni, kus ta suudab tagasi sõita, et Rovanpera on näidanud, et ta suudab seda teha ja Ogier on alati näidanud, et ta suudab kuhugi poodiumil lähedal ära sõita. Nüüd lihtsalt see ongi võib-olla hea, need rallid, need nii-öelda spetsiifilised rallid ongi võib-olla head mingitele sõitjatele koguda
punkte, mida võib-olla tavaolukorras nad ei suudaks. No Katsuta võiks olla üks näide, kes tegelikult, ma arvan, hea päeval suudaks Rootsis võtta poodiumi ära, mida ma arvan, et ta nagu teistel rallidel no nii lihtsalt ei suuda. No Katsuta põhimõtteliselt nagu soomlane juba, et lumes harjunud sõitma. Jep, et eks algus on selline, et nagu on vaja võtta, aga nagu juba keeruline on ka võtta neid punkte, et nii ta on, aga ma arvan, et jälle see on nagu omamoodi, et teeb selle sarja põnevaks, võib-olla tahaks neid nii-öelda võib-olla visata kuhugi hooaja vahele ka neid nii-öelda keerulisi või spetsiifilisi olusid, et muidu me sõidame kohe hooaja algus need 4 ära ja siis on nagu kõik tavapärane, et tahaks kuidagi, et alguses natuke üht ja siis natuke teist ja nii edasi. Arctic Rallit mainisid juba natukene, seal väike vandenõuteooria visati ka õhku. Kalle Rovampere siis oli juhtimas seda rallit ja viimasel päeval tehnilise rikke tõttu pidi kõrvale astuma või kas pidi, sest keegi viskas õhku võimalus, et äkki nad testisid midagi keelatud ja selleks, et mitte läbida tehnilist kontrolli, astuti kõrvale. Jah, sest minu meelest see jutt tekkis pärast seda, kui Latvala ütles, et neil on uus vedrustus autole, mida on testitud ja nüüd nad mõtlevad, millal see alla panna. See võib-olla isegi tunduks nagu kuigi palju loogiline, aga no Kalle jäi seisma täiesti inimeste vahel põhimõtteliselt ja inimesed filmisid seda, siis ta kustutas seal midagi nii-öelda, Latval ütles, et õlileke oli vist. Et see kuidagi ei klapiks hästi, et nagu siis sa jääd ka seisma inimeste vahel, et siis sa pigem jääksid seal katse peal seisma kuskil, kus pole ühtegi inimest, et keegi pilti videot teha ei saaks. Tundub minu jaoks loogiline, et või et just näidata, et me oleme nii ausad ja teeme inimeste vahel. Ja lähme võtame selle kustuti ka välja ja laseme seda niisama õhku. Keegi peab Jaxi ka veel põlema. Ja, no kunagi ei tea, aga praegu tundub kuidagi kahtlane, kui ma ise lihtsalt nagu Kaspar võiks küsida lihtsalt otse Kallelt. Aga saada talle sõnum, et mine küsi lihtsalt, et kuidas oli siis või Latvala käes. Ta kindlasti ütleb, et jah, tegime. Aga teisalt, miks testida keelatud mingit vidinat, kui see on keelatud? Siis ei saa ju seda kuskil kasutada. No, nad ilmselt ootavad homologatsiooni lihtsalt sellele tükile. Okay. Et ma sain aru, et nad ootavadki, et tegelikult vist juba äkki on kohe tulemas või noh, et see omamoodi, seda vaadates nagu võiks seda teha, panna alla ja saad nagu päris võistluskogemuse või kilomeetrid ka kätte selle jubinaga, nii-öelda vedrustusega siis. Et seda võiks teha. Et saad... Aga Arctic on ka päris spetsiifiline ralli. No ma ütleks, et praeguse selle Rootsiga suht sarnane. Ja kui seda vedrustust veel Rootsil kasutada ei saa. Ja siis pole nagu... Keenia jaoks ei testi. Ja, ilmselt. Et kui seda Rootsi saaks teha, siis et kui seda oleks Arcticus teinud, siis oleks pidan nii-öelda Rootsis juba kasutama, ma arvan sama, et pigem on see vandenõu teooria ja mingit tõepõhja selle all ei ole, ma arvan. Siis teine huvitav uudis oli, või selline huvitav sõnavõtt Cyril Abitebulilt, et kui tuli jutuks ikkagi see ALS-i teema, mis Montes Oti hoogu pidurdas, siis Cyril ütles, et me peame kohandama auto Oti järgi. Et see asi on kombinatsioon Oti sõidustiilist ja meie ALS-süsteemi iseärasustest. Aga nüüd me peame tulema nii palju vastu, et Otil oleks mugav. Sihukest juttu nagu pole... See annab praegu... M-Sport nagu ei rääkinud. Ma ei ole seda lugenud, aga... Mul jäi kuskil silma. Aga kui praegu mõelda, siis... See sama probleem oli Mikkelsenil, mis näitab väga selgelt, et see auto on ikka täiesti nagu Neville järgi paika pandud, seadistatud täpselt nii, nagu Neville tahab. Aga seda on hea kuulda, et ikkagi nad nagu siis proovivad seda Oti järgi seadistada rohkem, et tal ka mugav oleks, sest Mikkelsen ju rääkis täpselt seda sama juttu, mida rääkis Ott kogu aeg, et see on ebamugav sõita. Jah. Räägime Eesti meestest ka. Mis lati me paneme Georg Linnamäele? No Georg Linnamäega on, ma arvan nii, et tahaks panna ikkagi poodiumile. Ma arvan, et ta on nagu tegelikult kiiruse mõttes selleks juba ammu valmis olnud. Stabiilsus on olnud probleemiks. Samas Rootsi kogemust on all päris palju. Arcticu rallil pani väga head tempot. Ta oli minu meelest nii-öelda siis Rally 2 autode arvestus 4 seal kohalike meeste vastu. Ja tundub, et ka uue Toyotaga saadi suht hästi hakkama ja saadi sina peale. Ma arvan, kui kõik klapib, võiks ta sõita poodiumi peale küll seal. Ja
kuidagi see ralli tundub, et nagu julgeks seda panust teha, et kui ma muidu võib-olla ei julgeks, et ma tean, et kiiruse poolest kindlasti seal on, aga lihtsalt kõik muud asjad võib-olla ei ole nagu nii hästi klappinud, sest ma ei tea, praegu kuidagi jääb mulje, et nagu see ettevalmistused, kõik asjad on nagu väga tugevad olnud selleks hooajaks, et see võiks tulla. Jaa, ütles siis Delfile, Peep Pahvile vist, et enne Arktika rallit, et esimeste muljete põhjal on auto tundub üsna hea, mõistagi on teistsugune tunne kui varasemate autodega, harjumist vajab ka Toyota 3 silindriga mootor. Minu kuulaja küsimus ekspert Rolandile on nüüd, et defineeri, kuidas sa harjud, mis see silindrite vahe, kuidas sa seda näpu vahel tunnetad? Näpu vahel ei tunneta esimene asi, kus sa tunnetad, seda on su tagaots, millega sa istud seal toolis, et see 3 silindrit väriseb jube hullult. Teine asi, mis tuleb 3 silindriga mootoriga, mis vahe on see on, et ta sõidab väände pealt. Et kui me võtame siis tavalise, mis siin teised on Hyundai näiteks 4 silindriga, siis sa sõidad jõu pealt ehk hoiad nagu pöörideid suht üleval kogu aeg ja ühesõnaga, pead kogu aeg hoidma seda pööret seal lõpus. Siis selle 3 silindrise mootoriga on hoopis vastupidine lugu, et tõenäoliselt võib juhtuda see, et kui sa ühte kurvi näiteks läbid 3. käiguga selle Hyundaiga, millega ta sõitis, siis nüüd Toyotaga läbid seda 4. käiguga, sest ta võtab nii palju alt poolt. Ja see on sõidustiili jaoks, ma arvan, kõige suurem muutus. Ja ka legendis, et kui sa võib-olla oled harjunud sõitma käigu järgi põhimõtteliselt oma legendi sättinud, et parem 4 tead, et läbid 4. ja parem 3 läbid 3. käiguga, siis 3 silindrilise mootoriga autol võib see nagu muutuda, et nüüd parem 3 läbid ka 4. käiguga. Et ta lihtsalt võtab nii palju alt ja see vääne on sealt alt juba olemas nii varakult. Et see on põhivahe. Kas selle 3 silindril on ka mingi eelis? Miks Toyotal on 3 silindriga mootor? Ma arvan, et miks on see, et maailm liigub sinna poole lihtsalt, sest nad ju ikkagi lõpuks Toyota müüb oma autosid läbi selle spordi ja Toyota Yaris lihtsalt on GR Yaris, siis mis see nii-öelda tänavasõidu auto on ehitatud, siis see on 3 silindrilise mootoriga. Sama on ju Ford Fiesta ka. Et kui võtta näiteks ka see Rally 4 või Rally 3 autoga, need on 3 silindrilise mootoriga, 1-liitrilised mootorid. Et see on lihtsalt nagu maailm, kuhu maailm täna liigub. Okei. Ma vahepeal ütlen, et meil ukse taga käib mingi ehitustöö, mingi tunkedes vana on meil mingi karpi ja mingit lage seal näppimus, et natukene hajutab meie tähelepanu. Aga lähme eestestega edasi. Gregor Jeets, millega võiks jääda rahule? Ma ei oskagi Gregori kohta väga selles mõttes nagu midagi öelda. Otepää ralli võitja. Jaa, samas jälle Otepää nagu konkurents puudus põhimõtteliselt. Aga ole mees, mine võida ära. Jaa, absoluutselt. Anna raha, siis lähene. Jaa, et ei alahinda üldse seda võitu, aga ei olnud ka kellegiga võrrelda. Et see on pigem nagu kehva, et kui ma ise tegev sportlane olin, siis mulle endale alati meeldis pigem jääda seal pigem isegi kas või sealt poodiumi konkurentsist välja ja saada aru, kuidas areneda, kui võtta neid võite ilma konkurentsita. 19 sekundiga Karl-Martin Volveri ees. Ja Volver sõitis veel protoautoga, ehk siis R5 konkurents nii-öelda tegelikult puudus. Ta on ka vähe sõitnud viimastel aastatel, tal on seljaprobleem olnud. Et tegelikult ma ei oskagi isegi Jeetsi koha pealt, ma ei oskagi Jeetsi koha pealt nagu midagi öelda, et millega ta rahul on. Ta kindlasti oleks ise rahul, kui ta ilma probleemideta lõpuni tuleb, suudab sõita seal top 10 aegasid, ma arvan. Ma arvan, et see oleks juba päris okei. MM-il ma vaatan, käis viimati Portugalis, mis on ju eelmise aasta mai on ju. Ja pärast seda oli Saaremaa ja vahepeal oligi siuke auk. Et jah, ma arvan, et aga ma kuulasin veel ühest konkurentsi podcastist, 3 tükki meil on, võite siis aimata, mis see 3 on. Seal ta ütles, et päris tummine kalender on tal juba ette joonistatud. Eesti, Läti, Soome ja võib-olla, ma ei mäletaks, Poola ka siis. Ja siis oli, et võib-olla veel Kesk-Euroopa. No see on lahe, tundub, et ta siis, sest tegelikult vahepeal, miks ta siis sõitnud oligi, ma sain aru seljaprobleemid. 2021 talverallil Otepääl ta sõitis seal teelt välja ja selg sai kõvasti viga. Et selles mõttes on lahe, hea teada, et kui ta sõidab, järelikult on mingid probleemid saanud lahenduse.
et aga jällegi, et siis me saamegi võib-olla hooaja lõpus nagu tagasi vaadata, et kus see kiirus on tulnud ja kus areng on tulnud. Aga ma arvan, kui ta praegu paneb nagu katsete aega, suudab sinna top 10-sse sõita, see on juba nagu ma arvan väga hea. Jaa, muidugi. Ja siis neljas mees, Romet Jürgenson, sa ütled, et ei ole vaja tiitlit võita, aga tiitlivõita annab sulle ju pappi. Pappi annab, jah. Jürgensoniga on see hea, et ta on ju selle FIA Rallystar programmis. Eelmine aasta nad siis sõitsid igal pool. Euroopas oli mingi 5 etappi, vist Saaremaal oli ka üks etapp, kus sõitis siis 5 või 6 nad sõitsid. Nüüd jõudis 4 meest jõudis siis järgmisesse vooru, mis on see aasta junior WRC. Siit jõuab edasi 3 meest järgmine 2025 hooajale junior WRC. Ehk see, kui ta suudab püsida nii-öelda FIA Rallystari nende sõitjate hulgas. Kas me mäletame, kes need kõik sõitjad olid? Ma tean, et oli see Max Taylor oli vist üks. Ongi Jürgenson. Ja siis oli keegi Lõuna-Aafrikast. Jill Taylor, jah, sorry. Ja Smart Max. Ja. Ja siis keegi oli veel. Minu arust oli see Jose Caparo ka, Peru vend. Jah, just Peru vend. Ühesõnaga 4 esinad praegu siin on. Nendest 4 3 tükki saavad järgmine aasta ka veel jätkata. Et selles mõttes ma arvan, et hooaja jooksul ta suudab nende 3 seas olla, kes järgmisesse aastasse üle tõstetakse, aga ma usun, et Jürgenson suudab ikkagi nagu hooaja jooksul oma kiirust näidata. Ma ei ütle, et see peaks olema Rootsis praegu, sest ega ta ei ole ka liiga palju lumel sõitnud. Aluksne ralli küll hooaja alguses oli väga hea kiirus, ta oli vist absoluudi 4. Et ma arvan, tal on olemas küll kõik, et tegelikult sõita seal poodiumi lähedal, ütleme siis top 5 kindlasti. Kas midagi veel tuleb, siis kõik, mis ma arvan sealt üle tuleb, on juba puhast boonus. Testikatsel läks nii, et Jill Taylor on praegult nendest 4 eespool. Teisel näeme Max Marti, Caparo on esimene. Siis tuleb Jill Taylor, siis tuleb Max Mart ja siis Romet Jürgenson. Jaa, no ma aja poolest ütleks jah, et see esimene läbimine oli, ta on siis nüüd junior WRC arvestus 9. Võib-olla, ma ei tea, võib-olla ei klappinud asi hästi või võib-olla olud olid sellised juba, et pigem tuli rehvi säästa ja ta rohkem ei lähegi näiteks peale. Et mina Rootsi ralli junior WRC-s sõitsin, siis ma mäletan, tegin ka 1 tiiru vist ainult, et lihtsalt oli näha, et sööb rehvi nii palju ja meil oli vaja rehvi säästa. Kuule, mis arvab, kuulaks Oti intervjuu ära? Tavai, kui on olemas, kuulame ära. Siis tuleme tagasi, räägime võib-olla ennustusjuttu. Ott Tänak, Rootsi rallina algamas, käisid testikatset 5 korda läbimas. Kuidas autoga rahul jääd, mida täna testikatselt juurde õppisid? Eks nii-öelda uuele rallile tulles alati on natukene nii-öelda raske arvata, mis tulemas ja mis saama hakkab. Et eks me üritasime testikatsel ka võimalikult palju sõita, et see testi teed enne rallit, siis ühte teed, sõidad edasi-tagasi, seal midagi õpid, aga alati ralli on midagi uut ja praegu olukord on uus, et eks siis tuleb igast hetkest, et maksimum võtta. Hyundai pealik Peter Bull rääkis Monte Carlo ralli järel, et eesmärk on Rootsi jaoks sulle auto sobivamaks saada. Kuidas sa hetkel tunned sa end mugavamalt kui näiteks Monte Carlo ralli ajal? 2 täitsa seinast seina erinevat rallit, et ega midagi sarnast siin ei ole, et eks meil mingid limitatsioonid hetkel on, aga eks me siin üritame esimese aasta pooles kuidagi areneda ja ma arvan, mingitest probleemidest lähti saada. Ma küsin niimoodi, kui mugavalt praegu Hyundai'ga end lumel tunned? Eks alati saaks paremini. Kuidas need olud on? Kui palju seda teepuhastamist see aasta on? Kui palju lund vahepeal maha tuli? Eks nädala alguses olid päris perfektsed olud, väga jäine ja tundus, et palju pidamist, aga nädala jooksul tuli päris palju värsket lund ja see kindlasti teeb olukorra palju keerulisemaks. Kas on kuulda, kas käib lumesahka homme enne katseid veel läbi? Ei, no eks ikka käib jah, et kui puhtaks see saab, seda on raske öelda, et eks kui natukene sellist lund peale jääb, siis ikkagi omajagu puhastub alguses, aga ütleme, et eks meie positsioon on ikka parem, ma arvan, kui esimesel ja teisel autol. Kuidas sa tunned, kui palju teedel jääd oli ja kui palju ei olnud? Ma lugesin, et osades kohtades jääd väga ei ole ja kui lumi ära kaob, tuleb juba kruus alt välja.
eks kruusa paistab oma jagu ja eks teine ring on niikuinii alati kruusad, et nii palju jääd ei ole võimalik ühe tee peale panna, et see sellist 100 autot piiki vastu peaks, et sellest jääst närib alati läbi. Kui palju need kohad rehvide kulumisele mõjuvad? Oma jagu, Stardid 3. reede õhtuks, mis positsioon, löögiulatus, millega sa reede õhtu rahul oleksid? Nagu ma ütlesin, raske öelda, et uus auto, jälle raske teada, kus ja mis tempos me üldse oleme, et eks peab sõitma hakkama ja näeme, kus oleme ja eks me siis katsume sealt vastavalt reageerida, et ega see lihtne positsioon kunagi ei ole. Selline jutt siis sai näinud, aga videos on näha, et Otil on peas roheline Greg Priini müts. Minu teooria on, et ta läheb ühe auhinna peale. Ma ei tea, kas sa lugesid, aga Greg Priini nimeline auhind antakse see aasta välja. Ma nägin pealkirja, aga ma sisuni ei jõudnud. Sisu on see, et autasu saab sõitja, kes vastab terve hooaja vältel kõige rohkem Priini isikuomadustele. Et tahtejõud, ületada raskusi, vankumatu sihikindlus väljakutsete ületamisel ja lõpetada iga ralli ja positiivne suhtumine kaasvõitlejate, võistluste korraldajate, mehaanikute, meedia ja teistega suhtlemisel. Oled sa tähele pannud? Ma ütleks, et 2 punkti on siit juba kirjas Otile. Monte intervjuud olid ka päris muhedad, on ju? Ja praegu oli ka ju. Ja kui roheline müts ka, siis juba 2 linnukast kirjas. Kes see žürii huvitav on? Ma ei tea, äkki Gregi vanemad. See oleks päris äge. Ma ei tea, äkki on. Aga kus täna peaks seda andma selle auhinna välja, kellel see annaks? Monte põhjal? Ma ei ole Monte põhjal. Kogu karjääri põhjal? Esa-Pekka, ma arvan. Ta on mitu korda juba nagu tagasi tulnud ja alati jube meediasõbralik ja ma arvan, et EP. On küll, jah. Aga praeguselt öeldes võiks öelda, et Ott teeb suurt spurti sealt tagant ette poole. Mingi punktisüsteem võiks seal ka olla, see teeks ralli väga põnevaks. Aga väga lahe ettevõtmine, ma kiidan heaks. Ja üks ettevõtmine on ju veel Priiniga seoses. Rootsi ralli pani ühe katse nimeks, see on ju kohe homme esimene katse, number 42 ja Brad B 1 on selle katse nimi. Millegipärast jälle see info ka minuni jõudnud pole, aga lahe. Mulle väga meeldib, et Gregi peetakse meeles ja jätkuvalt ka Hyundai auto küljes on ikkagi kleepsud peale, et ei olnud see, ei lõppenud see nagu eelmise hooajaga ära. Greg Priin nimelt siis võitis selle sama Brad B katse mõlemal läbimisel. Sellepärast siis. Väga lahe. On ikka asi, mille peale tulla. Ma ei tuleks ralli korraldajana küll selle peale. Jaa, äge, et seda tehakse ja ma olen väga rahul, et seda tehakse. Jaa. Vaatame ennustus ka või? Oled teinud? Tead, ma just jõudsin siia, siis maja eest tegin ära. Mis kohal sa oled? Kuule, mul läks Monte väga halvasti. Mul läks tõsiselt halvasti. Ja ma olin seal kuskil 3. sajas. Sina olid minust eespool oluliselt, ma vaatasin. Aga meie majast Rasmus Vatter juhib muuseas 51. kohal. Liiga, ma olen ikka täitsa, mul 348. Palju meil üldse eelmine aasta oli liigas osalejaid? Kas Meil oli ma arvan mingi 400 äkki, nii et praegu meil on 569. Kõva ju. Jaa, kasv on hea. Minul läks Monte päris kehvasti ja mul läks vist ainult 1 pihta, nii et proovime Rootsis paremini ja Rootsi ma just ütlesin, ma tegin maja ees ennustust ja jube keeruline seda ennustust teha tegelikult. Ainus, kellega ma olen üpriski enesekindel, on esikoht Kalle Roompere. Esikoht Kalle Roompere. Ja, selles osas ma olen üpriski enesekindel. Mis edasi saab? See läheb keeruliseks. Ma võin ette lugeda, mis ma panin. No, pane. Teiseks ma panin Esa-Pekka lappi. Stardib tagant, Rootsis alati kiire. Ja kui ma panin lappi teiseks, siis ma ei saa Neville'i enam 3. panna. Sest muidu see oleks vastupidi, Neville ja lappi. Sama on ka tegelikult Otiga ju, Ott ja lappi. Nii et nüüd ma praegu koha peal mõtlen, et okei, nüüd ma ise vist pean ümber muutma, sest ma panin Oti 3. ja see kuidagi ei klapi hästi. Noh, muidugi, kui on mingid suured vahed. See esimene tunne on alati kõige õigem. Mälumängus ka. Ühesõnaga, minul siis 3. on Ott, 4. on Evans ja 5. on Neville. Ja põhimõtteliselt 4-5 ongi ju 4-5, 5-4-3 ongi tegelikult ju stardipositsioonide järgi seal, kus nad on nüüd puudu on Katsuta, kes ma arvan võib päris kiiresti sõita, keda ma siia ei pannud, tõenäoliselt siis käib kuskil valli otsas. Vot. Ette tuulutaja oled meil. Jah.
aga minul on Ott esimene. No nii. See positiivne intervjuu kuidagi süstis minussegi positiivsust. Kalle teine. Ilmselt seal kaotab kuskil maapöördel aega. Thierry on ju, maapöördel on siin väga tähtsad. On absoluutselt väga. Thierry 3, Lappi 4 ja Evans 5. Nagu ta ütleb, et temalt ei maksa midagi loota. Ise ju ütles. Jep. Eks siin tuleb see teine shakedown ka ära panna, aga seda teeme pärast ise. Oma keskis. Power Stage'i sa mõtlesid. No võime kohe ära teha. Ma ei mäleta, mis ma peast panin, aga ma panin sinna vist ka Kalle esimene, Ott teine ja 3. äkki Neville. Ma panin sama. No vägev. Praegu panin sama. Eks siis ole näha, siis tegelikult jälle ralli, kus on väga keeruline ennustada. Väga lihtne on, juhtumised tulevad väga lihtsasti ja ma arvan, et tegelikult need kõik mehed siin top 5, võtame Evansi välja sealt. 4 meest on küll võimelised, ma arvan, tegelikult sõitma esikoha peale võrdsetes tingimustes. Ootame küsimusi. 6kaik@delfi.ee. Meil on tulnud üks küsimus, ma arvan, me jätame selle võib-olla laupäevaseks vastamiseks, see on üks natukene piltmõistatusega seotud, et keeruline siin seda kohe niimoodi käigu pealt lahti seletada, aga auhind parima küsimuse esitajale ka seekord anname välja Delfi piknikuteki ja termotopsi. Mul on see piknikutekk. On, kus said? Ma panin selle tuuri Rally Estonia ajal, seal jagati. Väga aus varas. Ja ma vaatasin, et mul on seda vaja, nii et siis ma võtsin kaasa selle. Oled kasutanud? Ma kasutan seda jumala palju. Ja, see on väga hea tekk. Väga hea tekk, väga hea reklaam. Aitäh sulle selle eest. Ja siis nii ongi, et küsige, ma ei tea, küsida võib kõike vist. Jaa, eraelulisi küsimusi. Neid ärge küsige, ikka ralliga seoses. Kui te tahate midagi teada ja midagi silma, mida ise ei tea, siis meie ekspert teab. Jaa, loodetavasti tean. Ajakava siis selline, et täna õhtul Eesti aja järgi 20.05 hakkame paarutama Uume ja sprinti. Minul ei ole silme ees, milline see väga välja nägi. See on mingi... Mul tahab tulla kogu aeg see Torsby sprint ette. See ei ole see... Ei, ma tean, et see ei ole see, aga mul iga kord, kui ma üritan, mul on sama, et ma nagu üritan meenutada, siis mul tuleb see Torsby sprindi katse silme ette. Aga Uume ja meenub, see on see ikka linna vahel, jah? Mingi äärekivi meenub, millega oli kellelgi probleeme seal. Vaatame õhtul. Ja siis homme algab päris ralli 9.58, üsna hilja. Jah. Ja siis... Aga laupäeval hakkab jälle sellest päris vara vist? Laupäeval hakkab 8.45. Veits varem. Ja homme ma panen ette, et me võiksime teha saate enne viimast sprinti. Jaa, ma olen nõus sellega. Sest muidu see saade lihtsalt valmib väga hilja. Ja laupäeval siis teeme vastupidi, et teeme pärast. Mõtleme seda. Vaatame seda käigu pealt, millised need vahed on. Sobib. Aitäh täna kuulamast ja juba homseni. Jaa, tehke oma ennustused ja küsige küsimusi. Ennustused tehke seal vrcfun.com. Just. Ja 6 käik liiga otsige üles. Täpselt. Praegu veel ei ole hilja liituda. Mitte kunagi. Mina sain ainult 30 midagi punkti, nii et üks ralli ja tulete juba mulle järgi. Just. Aga homseni. Jaa, kõik head. 6 käik.